Nooremeistrivõistlusel saavad oma oskuseid näidata kuni 26-aastased noored, kes õpivad kutsekoolis või on selle alles hiljaaegu lõpetanud. Selle kevade võistlustsüklis saame teada, kes on Eesti parimad noored müürsepad, stilistid, erakorralise meditsiini tehnikud, küberkaitse asjatundjad ja veevärgi tehnikud. Hooaja esimene võistlus tuleb aga eriti magus, sest võidu nimel asuvad eriti maitsvaid hõrgutisi küpsetama noored pagarkondiitrid. Nooremeistri uus hooaeg alustab. Selle nädala nooremeistrivõistlus toimub Tallinnas Lasnamäel. Aitäh! Ja just siin asubki Tallinna teeninduskool, mis õige pea tähistab 80. sünnipäeva. Siin koolis saavad noored omandada terveks eluks kasulikke oskuseid. Näiteks on võimalik õppida muu hulgas nii spaateenindajaks kui küünetehnikuks. Nii kokaks kui kondiitriks. Seekordse võistluse keskmes on parimad noored pagarkondiitrid. Pagarkondiitrid tegelevad pagarivaldkonnas selliste saiakeste küpsetamisega. Kondiitrid on pigem magusama poole peal, võib-olla kus on vajab rohkem sellist kaunistamist. Aga tänapäeval on see pagarkondiitri erisus on natukene hakanud rohkem sulama, sest pagaritooteid kiputakse ka juba rohkem kaunistama kui vanasti. Täna võistlevad 7 noort pagarkondiitrit 5 erinevast koolist üle Eesti. Pärast 2 esimest ülesannet selgitame välja, kes on need 3 parivad, kes lähevad edasi finaalvooru ja just seal me saame teada, kes saab nooremeistri tiitli endale. Nooremeistri tiitel avaks mulle rohkem uksi. Võistlejad, kas te olete valmis? Jaa! Väga hea. Aga siis alustamegi esimese võistlusega. Head võistlejad, teie ülesandeks on valmistada 3 erinevat sorti minikooki. Minikoogikeste suhtes ma ei ole väga kindel isendas. Teil on aega 2,5 tundi. Aeg läheb käima nüüd. Minikoogid annavad väga hea võimaluse näidata enda loovust. Minikookidesse saab panna nii biskviiti, peseed, krõmpsuvaid materjale, saab kasutada erinevaid kattematerjale, ehk siis kas kasutad peegelglasuuri, kas kasutad veelvättglasuuri, kas ei kasuta mitte midagi, kas sa kasutad marju peal, kas sa kasutad šokolaadidekoori peal. Et nendel kõigil on omad plussid, aga omad ohud ka, kuidas nad ahjus näiteks peseed sul küpsevad, kas tulevad ilusasti välja ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Nooremeistri tiitli nimel asuvad täna võistlema Mariann Must Pärnumaa kutsehariduskeskusest, Kaisa Kuusk ja Liisa-Maria Rosalka Tartu rakenduslikust kolledžist, Marta Usulina Ida-Virumaa kutsehariduskeskusest, Doris Puur ja Rändi Birnbaum Tallinna teeninduskoolist ja Elen Oolberg Rakvere ametikoolist. Kui ma lõpetasin põhikooli, siis jäi see küsimuseks, et mida edasi teha, kas ma lähen gümnaasiumisse või siis ma õpin mõnda ametit. Ja mu vanaema soovitas mulle minna pagarkondiitriks, sest et ma olen väiksest saati tema kõrval küpsetanud, toimetanud ja niimoodi ma jõudsingi siia. Mina teen siis astelpajukoogikest, siis ma teen juustu vaarikakoogikest ja siis browni marjakonfitiga. Mul pagarkondiitri eriala kutsumus hakkas suht noorena sõbrannaköögist, kui meil tuli üks hetk lihtsalt isu teha pannkooke ja kumbki ei teadnud retsepti. Pidime retsepti välja mõtlema ise ja sealt hakkas siis see huvi küpsetamise vastu. Ma plaanin teha vaarikamuussekooke, südamekujulisi, siis pistaatsiatakosi ja 3. koogiks on puffe. Need tundusid põnevad ja need erinevad teistest, eriti taco. Ma õpin pagarkondiitriks sellepärast, et mul on peres ema pagarkondiiter, tädi ja veel teised. Mu ema on väga suur eeskuju minule. Mina otsustan valmis teha maasika, tartleti ja muna. Need ongi keerulised ja ma tahtsin lihtsalt oma oskusi näidata.
Unfortunately, in Latvia, there are not so many places to study confectionery and all these things, so I've just googled, I found this vocational school, the Virumaa Kutsehariduskeskus, and I decided to study here. I'm going to make first one, it is going to be a mousse with the lemon and lime zest. Second dessert is going to be tartlet filled with mannevacht. Number 3 is going to be choux pastry filled with blueberry cream. Kuna mu pere armastab väga süüa pirukaid ja kooke ja olen näinud, kuidas ema küpsetab kogu aeg kodus, siis olen ka tahtnud proovida ja vaadata, kuidas see asi tegelikult käib. Ja olen ka ise tema kõrvalt siis küpsetanud ja torte teinud. Minikoogikeseks teen siis mussustra sefiiri, juusu šokolaadiga tassikooke ja kirsi-šokolaadi ekleere. Ma läksin pagarkondiitriks õppima, kuna tulevikus oleks väga armas omada enda väikest kohvikut ja ma arvan, et see oleks väga õige alustala sellele unistusele. Ma teen vaarika minikooki mussustra džiniga, šokolaadi minikooki Dubai krõbina ja vaarika taretisega ja pesee minikooki passioni ja viigimarja täidisega. 7. klassist alates ma juba olin kokandusringis, leidsin, et see oli päris huvitav ja peale kooli mõtlesin, et minna edasi midagi nihukest õppima, aga leidsin, et pagari ja kondiitri osa on huvitavam. Kõik proovivad midagi väga erilist teha ja midagi väga uuemaitselist, siis ma mõtlesin midagi klassikaalselt. Ma plaanin teha lavendli tartaletti koos mustikatega, siis peale seda on ka sola karamelli ekleerid ja ka pistaatsio siiliminutort. Ülesandes saab ikkagi mäehävaks kombinatsioon nii loovusest kui ka tehnikatest. Sa võid olla väga loov inimene, aga kui sul tehnikad ikkagi ei klapi, siis lõppresultaat ei ole väga ilus. Kuna tegemist on meil ikkagi pagarkondiitri saatega, siis minu eesmärk on ikkagi lõpuks aru saada, kuidas seda kõike valmistatakse. Selle jaoks ma olen siia enda kõrvale toonud Pireti, kes on siis kondiiter ja ma olen isegi kuulnud, sa oled ju noorel meistril osalenud ka. Jaa, ma ise osalesin nooremeistri võistlusel 4 aastat tagasi. Närv oli hästi suur. Väga palju ma sellest päevast ei mäleta. Mulle on meeldinud väiksest saadik küpsetada. Nooremeistri võistlus andis mulle enesekindluse ja teadmise, et ma olen ikkagi õigel erialal. Ma tean, kuidas ma pingelistes olukordades edaspidi käitun. Peale seda ma läksin tööle kondiitrina, kus minu igapäevatöö oligi teha selliseid torte, mis siis lõpuks nägid välja väga ilusad. Praegu siis sa oled siin õpetaja. Ja 2 minu õpilast võistlevad. Mis nõuandeid sa ise võib-olla neile annad? Peamine õpetussõna oli see, et rahu, ainult rahu. Et nemad kohanevad olukorraga, mitte olukord nendega. Ma loodan, et neil on tugevam närv ja nemad mäletavad sellest võistlusest rohkem, kui mina mäletan. Mis me siin nüüd tegema hakkame? Sinu ees on torditoorik. Ehk see on iga kondiitri tordi kaunistamise alustala. Kõigepealt paned paika võimalikult kõrged asjad. Ja järgmine asi, mida sa pead kogu aeg mõttes hoidma, on see, et inimsilmale meeldib sümmeetria. Less is more või mida rohkem, seda uhkem. See on täna sinu otsustada. Nii. Paneme äkki sellise asja. Šokolaadist süda. Ma paneks selle siia keskele. Ja nüüd, kui sa vaatad, sul tekkisid võib-olla mõned ebatäpsused, siis sinna saad panna midagi väiksemat. Mul on ebatäpsused. Jaa, natukene. Algajasi. Aga see tuleb kogemusega. Ma isegi tein, ma lihtsalt panin selle... Okei, davai. Paneme äkki nad siia kuidagi alla või? Jaa, ma endiselt julgen sulle öelda, et sa võid kõike panna ka püsti. Võin, aga ma ei taha. Okei, proovime niimoodi. Kaunistamine on selline loominguline protsess. Sa kunagi ei tea täpselt, mis sul välja tuleb. Pagarkondiitri erialal on võtmetähtsusega vastupidavus, loovus ning ootamatutest olukordadest välja tulemine. Äkki sa tahad oma teises käes oleva pilve vahepeal ära panna sinna? See oli hea soovitus. Kuidas sulle praegu värvid tunduvad? No natuke tuli värvi juurde, see on ju tore. Need inimesed, kes tordi ümber on, tahavad näha seda tordi ilu. Davai, paneme 2 need sükst väiksemad, seda paneme külgede peale. Paneme seda suhkruvõtti ka siis kuidagi või? Jaa. Kuskile siia ümber? Mina ütleks sulle praegu, et võib-olla sa tahad külje peale panna. Võib-olla tahan. Võib-olla tahad. Nii.
väga kõvasti ei pea kinni vajutama. Et niimoodi või? Jah. See on puhas suhkur, see sulab kõik ilusti sinna külge. Tee, mis minu soovitus sulle oleks. Nii, räägi. Tee tervele tordile nüüd aeglaselt keerutus peale ja siis vaata, kas sulle tundub, et kuskilt on veel tühi. Ma juba tean, kui sa sihid, sest et meil on siin see pool on täitsa tegemata ju. Jaa. Kui mu õpilane võidab nooremeistrivõistluse, siis see tähendab, et õpilane on olnud piisavalt loov. Isegi kui mu õpilane ei võida, siis kõige olulisem on see, et temale jääks sellest võistlusest väga positiivne kogemus, mida saab elus edasi kaasa võtta. See ongi siis põhimõtteliselt selline loovtöö ikkagi, jah? Jaa, ükski tort ei tule kunagi ühesugune. Isegi kui sa üritad 2 identset torti teha. Tead, sellega võib isegi täitsa linna peale minna kellegile viia ja... Natuke värvikombinatsiooni ja õhulisust on vähe. Mis sa siis indeks paneksid mulle selle esmasoorituse eest? No, tugev 3. Tugev 3? Minu õelapsed teevad umbes samasugust kätetööd. Ja vanad su õelapsed on? 10. Aga Piret, suur aitäh sulle ja me läheme vaatama, kuidas meie võistlejatel läheb. Head võistlejad, teil on jäänud veel 1 tund. Mulle väga meeldib minikooke teha, kuna seal on hästi palju detailset tööd. Mul kukkus juustukoogike põrandale. Ma hakkasin kiirustamas, mul oli 25 minutit aega ja siis mul oli see spaatli peal ja siis ta potsti kukkus maha. Ja nüüd mul on kohtunikele anda ainult 4 juustukoogikest proovida 5 asemel. Ja see konfitt hakkab juba seal nagu vaikselt sulama. Ehk siis ma kardan, et kui kohtunikud jõuavad nende koogikesteni, siis see on seal siuke pannkook, mitte koogike. Eks see minu hooletus on, aga võib-olla nad on mõistvad. No viltu läks mul pistaatsio minikook. Sellele ganache tuli vedel ja põhimõtteliselt kui ma hakkasin seda pritsima, siis see hakkas lihtsalt voolama kohe maha. Ma oleks saanud kindlasti munadel rohkem täppe teha, praegu ta tuli nagu lihtsalt värvis seda spreipudelist, nagu ei tulnud täppe. Algul aega oli tohutult, mõtlesin, et jõuan ja lõpus tuli välja see, et ajapuudus tuli. Kui kiiresti pritsida ja kaunistada neid, siis ilmselgelt ei tule ilusad, aga läks nii, nagu minema pidin. No lõpus kõrbes ära šokolaad. Siis ma pidin selle šokolaadi uuesti kuskilt leidma, siis ekleeride šokolaadi sisse kastmine, see on täiesti metsik, sõrm läks igale poole vasta ja kohutav. Mul puffid kukkusid kokku, et see läks natukene halvasti. Koheselt ma hakkasin otsima toorainet, kas kuskilt saab. Vähemalt olukord lahenes sellega, et 3 minutit enne aja lõppu ma sain asjad tehtud. In my opinion, everything was okay. I'm feeling a little bit tired, but I was in time. I've done everything correctly as I practiced, as I worked, so I'm glad of my work. Head võistlejad, teie aeg on lõppenud ja alustame toodete hindamisega. Võistlejate koogikesi maitseb kohtunike kolmik koosseisus. Meisterkondiiter Ants Aedmaa, tordikoolitaja Marika Sinkonen ja Revalkondiitri juhataja Anri Treifelt. Noore meistritiitli saab see võistleja, kes suudab oma kõige paremat toodangut meile pakkuda. Ma arvan, et munal on küll neil midagi nokkida, sellepärast, et tal ääred jäid näha, kreemi ääred. See on põnev. Sellist pole näinud. Välimus on väga ilus, efektne. Efektne tõesti. Nagu üks ilus suvehommik. Ilus puhas töö. Ma olen sellele noore meistritiitlile lähedal. Kui tugev on see kreem seal vahel? Tekstuur ei ole hea. Nagu küpsise tort. Mul tuli üllatavalt hästi kõik välja. Väga maitsevad. Kõik on nii erilised koogid. Naudingu ammus täielik. Ja, väga hea. Ma arvan, et finaalivoor on isegi ehk natukene lähemal nüüd. Ja vastus on ajanappuse tõttu kannatanud. Tulemus oli ikka natukene kurb. Siin peab nüüd maitse üllatama. Natuke igav on.
Lavendit ma ei tundnud kuskil. Jah, lavendit. Mulle maitsukombo ei sobinud. Minu konkurentid olid ikka päris tugevad. Ma nooremeistri tiitliks ei ole veel valmis. Minu eesmärk oli siis teha ilusti ja aeglaselt. Väljanägemine jälle väga ilus. Kohvikuletist kindlasti ostaks. Nii värske kleerikohtud võiks krõbe olla. Siin on see täidis ka kuidagi läinud nagu tükki. Jah. 99% I'm satisfied. Läbilõige on ilus. Tal on crunchy, tal on kõike. On vahtri. On küll, lõpus tuleb. Maitse on hea. Väga tugev töö, väga hästi tehtud. Hapet ja kõik on siin, et siin on, ei ole selline kuiv küpsis, nagu siin mõned on. Kunst on vaatesilmis. Kui maitse sobib, siis on juba pool võitu. Nii huvitav. See on hea kombo. No natukene oleks tahtnud saada veidike mingit hapet või mingit sellist. Või magusam. Või midagi ta praegu on. Võib-olla jah, natuke lame on. Algus on väga palju lubav. Võistlust enam väga tasavägine. Esimene ülesanne on tehtud, aga võitjat on veel vara öelda. Pärast pausi võistlus jätkub ja meile tuleb külla üks tuntud üllatuskülaline, kes on siin koolis ka varem õppinud. Ta on välja nagu kalmaar. Nii ei tehta mitte kunagi. Mitte kunagi. Ma ei tea, ormoja näeks praegu seda. Kohe-kohe meie võistlus jätkub, sest me peame ikkagi välja selgitama, kes saab pagarkondiitri nooremeistri tiitli endale. Nooremeistri tiitli peaksin saama mina, sest et olen väga palju harjutanud. Nooremeistri tiitli võitmine oleks mulle eneseületamine. Aga enne kui me võistlusega jätkame, siis meil on siin üks külaline, kes on siin koolis õppinud ja selleks on ei keegi muu kui raadiohääl Maris Kõrvits. Maris. Meie võistlejad kohe jätkavad oma võistlusega, mis võib-olla sellised inspireerivad sõnad sinu poolt neile oleks? Kui te võistlete, siis ärge mõelge, et hästi paljud inimesed vaatavad ja mõelge ainult ühe inimese peale, näiteks oma kõige parema sõbra peale, et te teete seda asja talle ja ma arvan, et sellest piisab, et muidu iseenesest, kui sa mõtled kogu aeg mingi ajale või sellele, et on võistlus, siis võib kõik tuksi minna. Väga ilusad sõnad, ma näen nägudest ära tegelikult, et nad on juba valmis minema, nii et mis me ikka siin seletame, alustame siis järgmise võistlusega. Kallid võistlejad, teie ülesandeks on valmistada meile rootsipärased kaneelisaiad. Selleks on aega teil 3 tundi ja aeg läks käima nüüd. Pealtnäha kindlasti ei ole väga raske, aga seal võivad tekkida kindlasti ohukohad. Kas seda täidist on seal piisavalt ja kas ta on õigesti kokku pandud ja kas ta on õigesti ahjus oma tee läbinud? Ma olen päris suur kaneelisaia fänn. Kaneelisaiu ma olen teinud juba, ma ütleksin, väiksest peale. Ja kuna ma olen juba 3. kursus ka, siis on koolis ka saadud neid palju harjutada. Kodus kaneelisaiu väga tihti ei tee. See on pigem selline sünnipäevadel ainult. This competition, it is like the first time I've made this recipe, so this is the first time I made it. Viimati tegin kaneelisaiu siis eelmine nädalavahetus oma perele. Mu hobideks on oma väikse lapsega tegelemine. Ta on 4-aastane ja ta tähendab mulle kõik. Talle meeldivad kaneelisaiad ja ta ütleb kogu aeg kõigile lasteaias. Mu emme on pagar, mu emme tõi mulle pirukat. Mu osalemine on temale eeskujuks, et ta ei pea mitte midagi kartma, et ta ainult edasi ja täis hooga. Siit ma võtsin kogemata ükskord veel lusika kaasas ja mu kodus kõige ilusam lusikas ja siis see meenutab mulle aega. Millal sa käisid? 2 aastat tagasi. Ma ei ole ise saiasööja, mulle väga magusat ka ei meeldi süüa ja ma mõtlesin, et kuna mul on hästi palju lapsi, kuskil 4. peal läks lugemine segamini, kui palju neid on ja kogu aeg on vaja sünnipäevaks mingi torti, kogu aeg mingi pidu, et ma tahaks õppida ise tegema tortist, kogu aeg oli vaja sellist torti tellida ja ilge häda. Ja teine asi on see, et mulle endale ilmselt meeldivad makroonid ja ma mõtlesin, et kus õpetatakse makroone tegema. Oled söönud makroone? Ma ei ole nagu kõige suurem makroonide fänn. Okay. Mul meeldib, et see kõik see esteetlikus selle juures, aga ma ei ole kõige suurem fänn. No olgu. Mulle meeldib. Ja ma tahtsin tulla ja õppida need
makroonide tegemine, siis juhtus selline tore asi, et vahetati kuupäevad ära ja ma ei saanud tulla, sest mul oli mingi väga tähtis asi ja ma ei saanudki makroonide tegemist Ehk siis polnud mingit tolku nii-öelda? No, ma pean uuesti tulema. Kui mul oli eksam siin, siis ma tõmbasin sealt loosipiletist välja, et ma pean rullbiskviiti tegema. Ja seda ma olen hästi palju teinud ja rullbiskviit on küll selline asi, mida võiks igaüks osata teha, et see on selline hästi kiire. Kui see külaline näiteks teatab, et ma olen tunni aja pärast sinu juures, siis sa viskad seal kiiresti valmistan, sul poole tunniga paned, külma tuled ja siis ütled, näed, värske see rullbiskviit on. Et seda ma olen teinud. Aga mida ma ei oska teha, on tead, mis asi? See kaneelirullid. Ei oska teha? Sa tead, kui sa hakkad kunagi endal korterit müüma, siis enne te ahjus kaneelisaias, siis ostetakse kindlasti su korter ära, sest see lõhn tekib. Oled proovinud ka? 2 korda. Ja toimis? Siis me läheme proovime nüüd Marisega natuke ise toitu valmistada ja vaatame, kumb siis paremini hakkama saab. Päriselt, me hakkame võistlema või? Ma arvan, et ma võidan. Tahame ju kõik proovida sellist klassikalist head kaneelisaia, et ei tasuks liiga palju veiderdada selle taignaga ja selle sisuga ja ikkagi tema kergitamine, tema küpsetamine, et see annab selle ideaalse lõpptulemuse. Mulle väga meeldivad kaneelisaiad ja ma olen hästi palju neid kodus teinud. Kui tainas teha, siis hästi sooja vett panna. Soe vesi annab pärmitainale elastsuse. Kindlasti on üks suur faktor ka või, mis teeb nad eriti mõnusaks pehmeks. Ma soovitan lisada kaneelisaiadele kõrvitsapüreed, sest see teeb taigend palju pehmemaks ja ta on palju mahlasem. Kindlasti kaneeli ei tohi ka ära unustada, et seda ka rohkelt panna. The more you practice with forming the dough, forming these buns, the better. Täiuslikku kaneelisaiu saada, siis sa peaksid laskma neil ilusasti kerkida ja tainal puhata peale rullimist. Kas punud või rullid, ehk siis see tihedus, kui kõvasti sa rullid või kui kõvasti punud, eks see kokkupanek on siis kõige olulisem. The first time you make it can be awful, but you should try more and more. I made it like 10-15 times, so just practice. Parima kaneelisaia saad siis, kui sa paned sinna oma kogu armastuse sisse. Ja nüüd ongi see hetk kätte jõudnud, kui meie oleme köögis Marisega ja meil on kõrval siin Kaire, kes loodetavasti õpetab meile seda sama asja, mis siis meie võistlejad praegu teevad. Mul tuli meelde, et ma olen ühe korra kaneelirulle teinud. Väga hea. Lihtsalt probleem on selles, et ma ei mäleta mitte midagi, kuidas see asi käis, nii et Kaire, sa pead lihtsalt nagu nullist põhimõtteliselt alustama. Mis ma nüüd tegema pean? Natukene pikkust, sutsukene laiust. Selle asjaga, jah? Just. Nagu professionaal ju? Jaa. No, tundub, et sa oled rohkem teinud. Ütlema, et sa ei tea ega ei mäleta. Sa oled just nimelt teinud neid suuri kaneelirulle või neid väiksemaid. Ma isegi mäleta seda ka mitte. Lõhna järgi ütlesid lihtsalt, et ma tundsin täna seda kaneeli lõhna ja siis ma olen vist kuskil teinud seda asja. See võtab küll mingi padjapüüri mõõtmed juba. Kas oskad öelda, mis kaloraaž võiks olla sellel? Ma arvan, et üks õhtune trenn siis peale seda. Üks õhtune trenn? Aga kui kaua see võiks umbes kesta see õhtune trenn? 50 minutit kindlasti ehk. Mina küll ei taha seda. Teeme ikka suure saiad. Mina trenni täna ei taha teha. Ja nüüd sealtpoolt tõstke siiapoole. Väga ilus. Nii ei tehta mitte kunagi. Mitte kunagi. Ma ei tea, ormoja näeks praegu seda. Ma olen koduköögis praegu. Tule. Nii hästi teed. Kas sa seda masinat, mis sul praegu käes on, varasemalt oled kasutanud? Muidugi. Tegelikult ma ei tea. Nüüd sul on ju uus pruut. Sa oled kodus ära peitnud selle. Mõned kasutavad seda siis, kui hilja koju tuleb. Lõikate 3, aga üks ots jätke kinni. Ja siis puned patsid. Ahah. Ja siis keerame niimoodi rulli. Ahah. Titekas. Just. Proovime 3, nii. Nii, nats kinni. Next. Ja nüüd hakkab punama. Nii ongi seda, ma kusjuures ei õppinud isegi mitte tegema, et ma ei saa öelda, et mul ei tule seda täna välja, vaid ma esimest korda näen üldse, kuidas asja tehakse. Ma proovin ka. Vaadake nüüd, kuidas asi käib. Punumine, jah. Nii. See on välja nagu kalmaar. Nii, siis see. Viskan üle, nii. Siis siit üle. Jah, selle viskan siia. Just. Keerad rulli, põmm, niimoodi. Ja nüüd hakkad keerama. No kuule.
nagu päris. Hallo. Liiga ilus. Selle paneme kerkima ja siis paneme ahju. Täna hindame siis noorte pagarite kondiitrite oskusi teha meile väga hea, mahlane, õigesti küpsenud, õigesti kerkinud kaneelisaia. Ma pidin punumisel tegema keeru peale, aga ta läks vahepeal natuke katki, sest ainas oli natuke pehme. Head võistlejad, meil on veel pool tundi jäänud. Ma sain ära peita selle vea, aga endale lihtsalt jäi selline tunne, et ei tundnud kõige paremad. I would let it just stay in the oven for a little bit longer, but we didn't have time. Head võistlejad, aeg on läbi. Võistlusel tuli väga hästi täna kõik välja. Ma olen väga rahul asjadega. Maris, saiad on valmis. Nii palju, kui ma meie võistlejate saiakesi vaatasin, need on palju väiksemad. Kui suured! Ma ei tea, mis nendega juhtus siin. Proovime ka või? No aga proovime siis. Võtan 2 käega. Ma just rääkisin seda, kuidas ma nagu ei ole saialiste armastaja ja ei söö neid. Kuidas ma nüüd? Esimene emotsioon. Magan küll, kuidas see peaks välja tulema mul. Ma võtan siit niimoodi. Ma arvan, me jääme. Mega hea. Mul on tüült. Teie minge vaadake, kuidas meie võistlejad oma ülesandega hakkama said. Minu saiad on täiuslikud, et kõik sai retsepti järgi tehtud ja järgitud seda. Välja arvatud siis lõppkaalumine. 598. Olid saiad natuke alakaalus. 628. Mul oli 5 saia peale 9 grammi ülekaalu. See tähendab, oled ilusti piirades. See on sul kõik võistlustöö ja siit võime võtta. Kaaluks on 604. Väga hea. Väga hea. Kõik kaneelisaiad olid kaalus. 590. Alakaal. Tuli välja, et oli 10 grammi vähem. Väga hästi. Põhimõtteliselt mul oli täpselt ilus kaal kõigil 5 saial. Läige on väga ilus. Keehud on ilusad. Võib-olla veidi igav. Samas niisugune igapäeva kohvikusse on see väga ilus saiakene saanud. Lõikame lahti ja vaatame, mis sees on. Veidi mage. Koos selle ülemisega ei ole. Klassikaline. No, täitsa hästi õnnestunud töö. Mulle tundub nii, et keegi teine sai paremini hakkama kui mina. Seepärast, et välimuse poolest neil oli nagu rohkem viimistletud kui minul. Siin on nüüd vähe teistsugune lähenemine. Kondiitri käsi mängu. Kondiiter pigem. Läiget ei ole, aga läike kompenseerib tuhksuhkur. Everything was perfect with the foam in the dough, with decorations. I did everything well, as I think. Natukene tahaks rohkem kerget kui saada. Rohkem kerkin nagu õhulisemad. Mina sööks selle kardemoni saia pähe ära. Ilma teidiseta. Ma arvan, et minu kaneelisaiad aitavad mind rohkem lähemale noormeistri tiitlile. Siin on nüüd veidikene sukaati peale pandud kaunistuseks. Lõhn on ahvatlev. Oi, sukaat on siin kõvasti. Ilusti kerkin. Sukaati maitse lööb muidugi natuke kaneeli üle. Ostaks küll. Ilusad kurvid. Hästi kerkinud. Minust on natuke kuivem. Natuke keeksisem. Rohkem kuivan. Kaneeli rohkem. Tahaks kaneelisaia hambal. Ja, kaneeli on vähem, oli kohe näha, aga ilus nägi välja. Ma praegu kaotusin küll punkte, aga ma loodan, et ma ikka finaali jõuan. See on kena. Ja, siin on värvid ja mäng ja... On nagu õieti küpsetud ka siukene ilusaks tumepooniks, et siin tulevad õiget need maitsed ähutasti tänu sellele rohkem esile. Igal on nad väga kohevad. See on ka ühe katk. Ilmselt ongi see kohevus saavutatud siin mõne juurvilja lisamisega. Huvitava lõhnaga on. Soola pole. Sool nagu tooks ilusti maitset rohkem esile. Miks nagu kahdetakse soola panna? Aga ilus on efektne. Finaali oleks kindlasti väga hea saada, aga nüüd on kõik ainult kohtunike teha. Oi. Nii, nüüd on siia midagi kaunistuseks ekstra veel juurde pandud. Kusjuures selle põimimise juures oli näha ka, et ta nägi ikka kõvasti vaeva nende. Tegi siukest rudustikku, mis võib saia puhul natukene saatuslikuks saada. Ta ei ole kerkinud äkki? No see oleks nagu juba liivataigna ja pehmitaigna segust tehtud. Siin on midagi nässu läinud. Pooled ju küpsis, no. Ebadine. Siin tundub, et on jälle kondiitri käsi mängus olnud, lillekesi peale pannud saiale. Ma olen aru saanud, et mida rohkem on põimitud, seda rohkem on maitse hajunud.
ma arvan ikkagi midagi jääb natukene punktidest puudu. Ma ei ole kindel, kust. Ta on nagu ikkagi kohe peal. Saiana on ta ülihea. Ja ilusad kihid on. Ja hästi küpsetatud on. Minu jaoks nendest kõikidest vist kõige parem praegu saiana. Aga ma tahaks rohkem kaneeli. No loota alati võib, et finaali saab ja et võidab. Nüüd on meie maitsmised ära tehtud. Minul on lemmik olemas igal juhul. Minul on ka omad eelistused juba. Minu pealt kahe vahel. 2 ülesannet on tehtud. Kohtunikud on kõik meie võistlejate maitsvad küpsetised ära proovinud ja ka hinded andnud. Nähes teiste tüdrukute kooke, et need on väga palju fansimad kui minu omad ja see toob natukene siis siukest stressi. Ja nüüd ongi aeg teada saada, kes on need 3 parimat, kes pääsevad finaalvooru. Nimed ütlen ma juhuslikus järjekorras. Ma arvan, et ma saan edasi, sest see oli väga tore kogemus. Finaalvoorus võistleb. Eks ma kahtlen juba, kas ma saan üldse finaalvooru. Kaisa. Ma olen väga rõõmus. Kaisaga liitub finaalvoorus. I hope I will take part in the final competition. Väga loodaks, et saaks ikkagi finaali. Marta. I'm not really surprised, but that was really exciting moment for me, so I'm glad. Ja viimasena pääseb finaalvooru. Mul käis just peast läbi, et see ei ole mina. Noore meistritiitel on võimalik veel saada ja on käe ulatuses. Liisa-Maria. Ma olen väga üllatunud, kui aus olla. Palju õnne teile ja täname ka teid, et osa võtsite, olite väga tublid. Teeme suure aplausi. Ma olen ikka päris pettunud. Väga ma ikka lootsin, et ma annan endas kõik. Andsingi. Teid ootab ees nüüd finaalvoor, kus me lõpuks selgitamegi välja, kes saab endale pagarkondiitri nooremeistri tiitli. Ma olen väga uhke. I'll try hard. Veidike ärevust ka, sest ma ei tea, mis seal võib ette tulla. Pagarkondiitrite nooremeistri võistlus jätkub. Minu kõrval on 3 finalisti. We don't know yet what we're gonna do in the final competition, so it's hard to say, but I hope it will be not the hardest thing. Kas te olete valmis? Jaa. No, proovime korra veel. Kas te olete valmis? Jaa. Väga hea. Aga siis alustamegi finaalvooruga. Ma arvan, et mul läheb hästi finaalvoorus. Noormeistriitel, see on praegu hetkel väga lähedal. Head finalistid, teie ees on viimane ülesanne. Selle teema on Eesti raamat 500. Toorik on raamatukujuline ja nemad peavad sellest välja võluma siis sellise šedöövri. See on loovuse ja fantaasia ülesanne, kus me siis ootame teie poolt raamatute kaunistamist ja selleks on teil tund aega. Edu teile ja algus! Võistlejatel on üsnagi vabad käed, muidugi nad on natukene piiratud nende materjalidega, mis neile kätte antakse, sest selles ülesandes nad ei saa kasutada enda poolt toodud töövahendeid. Võitja peaks üllatama. Mõlemad tüdrukud on mulle suured konkurendid. I think everyone deserves to win. Kõikidel on omad tugevused ja nõrkused, mis muudabki selle väga tasavägiseks. Meie 3 finalisti on asunud torte kaunistama. Saame nendega lähemalt tuttavaks. Minu nimi on Kaisa, ma olen 18 ja tulen Tartust. Ma tegelen vabal ajal sellega, et ma teen sugulastele ka torte. Mulle meeldib koeraga jalutamas käia. Mu koera nimi on Sära ja ta on hästi nunnu ja armas. Tulevikus ma tahaks avada enda kohviku koos emaga. Ma võiks võtta selle pärast, et ma olen nii palju sellega lihtsalt tegelenud. My name is Marta. I'm 21 years old. I was born in Latvia in Riga, but right now I live in Estonia and I study here as well.
I'm a big fan of learning foreign languages. I studied in different foreign schools, in Polish schools. I studied a few years. After finishing school, I'm going to start studying at the university. I've already applied for a few programs, and of course, in my free time, I'm gonna improve my skills in pastry, in confectionery, and practice as much as possible. I guess I will be here since my fiancé lives here, so we'll live together in Tallinn, and I will work at the restaurant, improve my skills at pastry, and I will be here in Estonia. Ma olen Liisa-Maria, ma olen 17-aastane ja ma käin Tartu Rakenduslikus kolledžis, aga muidu olen pärit Suurupist. Oma vabal ajal ma tegelen spordiga, võrkpalli ja discgolfiga. Sport annab mulle selle liikumise, vabaduse, et õues olla ja saada vahepeal mõtted eemale koolist ja nagu eraelust. Kui ma lõpetan 3. kursuse ära, ma olen mõelnud plaanima minna ülikooli, ma ei tea veel mida õppima, aga olen mõelnud toidukeemia peale, aga tundult kõige esimesena ma võtan vaba aasta, et mõelda. Kui nad võtavad seda ülesannet kui head võimalust, sest tegelikult antakse neile ju toorik, millest nad võivad ise midagi luua, siis ma arvan, nad õnnestuvad. Ma vaatasin seda töövahendite korvi, mis meile anti ja seal olid vormid, millega saab roose teha. Ja siis ma kohe mõtlesin, ma teen roosid. Flowers are the easiest thing to do from sugar mass. Flowers look beautiful on the cake. Why not? I decided to do like that. Kõigepealt ma alustasin värvimisega ja siis ma lõikasin roosi vormiga välja roosi õied ja panin kokku. Siis ma panin nad torti peale ja tegin väikesed väädid ja lehed. See oli lihtne, sellepärast et mulle endale ka meeldib voolida. Ma tahan teha midagi loomingulist ja midagi, mis on erinev, kuna väga mitmetel asjadel minnakse väga samasuguseks, aga mulle meeldib olla siuke teissugune natukene. Ma otsusin oma raamatule teha sipsiku peale. Ta on nagu hästi suur osa minu lapsepõlvest. Kui ma olin noorem, siis ma ikka mäletan, kuidas vanaema loeb raamatuid ette ja üks neist oli sipsik. Ma just hakkasin mõtlema detailidele, mis on siis tähtsamad detailid, et silmad, sipsiku kleit, ta juuksed. Need värvid nagu on. Sa ei saa nii väga kontrollida värvi, sest sa ei tea, mis selle pigmenti tase nagu kõrgus on. Siis oli suurem osa lihtsalt voolimine. Voolimine ei ole raske mulle, ma käisin kunstikoolis. Alati saab paremini, aga lihtsalt aega oli nii vähe, et ei jõudnud midagi teha eriti. 5, 4, 3, 2, 1, aeg on läbi. I feel pretty good. I'm satisfied. I've done everything what I should have done. Eesti raamat 500, tekst on siin olemas, mis teemale vihjab. Kuna ma ise olen koolitaja, siis ma alati hindan ka sellist tehniliselt korrektset lähenemist. Siin on jäetud ikkagi osaliselt ressurss kasutamata. Raamatut annab viimistleda detailsemaks triibud kusagile. Et minu teada olid neil antud modelleerimistöövahendid, millega oleks saanud siis teha natukene veel juurde tekstuuri või. Tõesti nõus. I'm glad of my work. Siin on meil ka siis roosid tee peale, eks? Ma ei tea, kuidas need roosid peegeldavad raamatu aastat, aga ma lihtsalt kirjutasin 500 raamatu peale. Jälle oleks ootanud võib-olla natukene rohkem sükest viimistlust, kas siis šokolaadiga või selle sama pastaga natukene mängida, tee neid lehekülge, mis nagu ajaliselt väga palju aega ei võta, aga mis annaks sellele raamatule veel välimust juurde. Üllatust ei tulnud, jah? Roosid on ilusad. Lilled on ilusad, et selles mõttes, et sükene käsitööoskused on täiesti olemas, Lilli oskab teha, et ilus. Mu töö ikka eristus neist väga palju. Roose siin ei ole, küll aga siin on üks martsipanist kuju, kelleks on sipsik. Ma arvan, et see läks väga hästi teemasse mul sisse. Kes nüüd väga sipsikut enam ei meenuta. Väga paljud asjad olid väga valet värvi, alustades juba nahatoonist ja tegelikult ka kleidivärv või paar tooni liiga tume. Püütud on siin ikkagi seda tort kuidagi ära kaunistada, aga ma ütleks, et tulemus on selline keskpärane. Jah, jällegi kasutamata ressurss siin raamatu kujundamisel minu arust. Tegelikult aega oli, selle tunniga oleks saanud küll paar triipu kusagile tõmmata, mida teha, lehekülje numbrid kirjutada. Ma tean, kui nõudlikud on sipsiku autorid. Ei, aga muidu on vahva tegelikult ju. Aga jälle väga tasavägised tööd siis, on ju? Ma olen ikkagi rahul.
mina ei saa seda nooremeistri tiitlit, sellepärast et Liisa-Marial oli parem töö kui minul. Ma saan pigem 2. või 3. koha. Muidu ma olen tegelikult täiesti rahul. Ma isegi natukene arvan, et mul on võimalus võita, kuna ma olen suht palju erinenud terve selle võistluse jooksul kõigist. Kohtunikud on finalistide võistlustööd ära maitsnud ja ära hinnanud ning kohe saamegi teada, kes saab sel aastal pagarkondiitrite nooreks meistriks. Ma palun koos oma kutseõpetajatega lavale Eesti parimad noored pagarkondiitrid. Marta Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest ning Kaisa ja Liisa-Maria Tartu rakenduslikust kolledžist. Head finalistid, lisaks täpsusele ja tasemel kutseoskusele näitasite teiega suurt loovust, mis on teie töös kõrgelt hinnatud. Võistlus oli tasavägine ning võitja selgus alles viimases ülesandes. Te kõik vääriksite nooremeistri tiitlit ja teie kutseõpetajad tunnevad teie üle kindlasti suurt uhkust. Aitäh kutseõpetajatele! Võitja väljakuulutamiseks palun lavale võistluse kohtunik Andri Treifeld ja toetajate esindaja Balthellin OÜ tegevjuht Ave Roomets. Nooremeistri tiitli saab täna see võistleja, kes on kogunud 3 ülesande peale kõige rohkem punkte. Võistluse kohtunik Andri Treifeld, kes on pagarkondiitrite noormeister? Noormeister sellel aastal on Kaisa. Palju õnne kõigile finalistidele. Marta, sina saavutasid 2. koha. Liisa-Maria, sina tulid 3. kohale. Ja palun eriti suur aplaus uuele noorele meistrile Kaisale. Võistluse kohtunik Andri Treifeld, mis tõi Kaisale võidu? Kaisale tõi võidu see, et ta oskas parimalt ühendada 2 erinevat oskust, ehk siis olla hea pagar ja hea kondiiter. Aitäh! Kaisa, palju õnne nooremeistri võidu puhul. Kas täna tuleb mingi erilisem roog ka? Ma arvan, et ma teen midagi šokolaadist. Midagi šokolaadist? Kas pakud mulle ka või? Ikka. Väga, mul on kõht tühi. Palju õnne veel kord, teeme suure aplausi. Võitja saab endale nooremeistri tiitli ja auhinnakarika, aga see pole muidugi kõik, sest toetajate auhinnalaud on rikkalik. Esikolmikule panid auhinnad välja OÜ Balthellin, OÜ Gurmeeklubi, Annami OÜ ja OÜ Reval Kondiiter. Toetajate esindaja Ave Roomets, mida te soovite meie värskele võitjale? Loomulikult soovin võitjale ja finalistidele tuult tiibadesse. Ma loodan, et see võistlus ja võit olid neile inspiratsiooniks ja motivatsiooniks edasises karjääris. Ma sooviksin ka, et teeksite ja arendaksite oma oskusi suure kirega, teeksite oma tööd suure armastusega, sest maailm vajab ju maitsvaid küpsetisi ja häid meistreid. Suur aitäh! Ja aitäh kõikidele võistlejatele, juhendajatele, kohtunikele ja muidugi koolidele, kus sirguvad tulevased noored meistrid. Järgmisel nädalal ootab meid igas mõttes hoopis teistsugune võistlus, sest nooremeistri tiitlit asuvad püüdma parimad noored erakorralise meditsiini tehnikud. Kuidas need elude päästjad meeskonnatööga hakkama saavad, näeme järgmisel kolmapäeval kell 20:30. Kohtumiseni! Alguses oli reaktsioon, kui ma kooli üldse läksin, et issand, sa kannatad verd ja okset. Hallo, kas sa kuuled mind? Jaa, kuulen. Aeg on nagu ilmselt suurim vaenlane. Loodan, et me kokku ei jookse. Käsi väriseb, kurat. Ukse taga lihtsalt käed käisid. Pikk päev, olen väsinud, tõmbasin raami välja. Oh my god. Mida ma nüüd tegema hakkan? Jooksen põhimõtteliselt nagu peata kanasel ringi. Ma arvan, et see maksab meile koha finaalis. Meie võidame nooremeistri tiitli. 2025. Just.